Tere, ilusat reede hommikut kõigile. Täna siis räägime biohäkkimisest, niisugusest põnevast asjast ja meil on külas Kristel Tuul ja ma arvan, et see ainult ei ole biohäkkimine, vaid siin on palju midagi rohkemat, nii et Kristel, tere tulemast veebikooli. Aitäh kutsumast ja esmakordne kogemus oli kuulda enda nime laulus. Ma mõtlesin, alguses mõtlesin, kas see oli mingi viga, aga väga nii lahe kuidagi minu jaoks nii lahe tutvustus. Aitäh selle eest. Väga armas. Äh, ma natuke juba kuulasin sinu põnevat elu, aga ma tean, et meil inimesed siin tahavad ka kangesti kuulata, et kuidas sina jõudsid selle teemani, mis viis sind selle teemani ja mis sinu taust on? Jaa, ma võib-olla alguses, kuna me teema on ka just sihuke väsimusest on ju liikuda stabiilsesse energiasse, et kui paljud praegult üldse, kes kuulavad, tunnevad, et on natuke aku on tühi, näiteks umbes kella pärastlõunaks, kella mina? kolmeks, aga to-do list on veel nagu poole peal. et jah. sa võid, nii, et sa võid kommentaaridesse panna mina, et siis vaatame, kui palju meid on ja mina ise tundsin aastaid täpselt samamoodi, et ma olen siis Kristel Tuul, ma olen 15 aastat olnud ettevõtja ja 5 ettevõtet üles ehitanud. Ja ma olin ühiskonna silmis ilmselt teistele eeskujuks, et ma alustasin oma esimese kasumliku ettevõttega 17-aastaselt, mul oli õpilasfirma. Ehitasin üles startupi, mis tegutses 5 ajavööndis. Õppisin maailma tippmentoritelt ühes maailma parimas kiirendis nimega 500 Startups Silicon Valley's ja müüsin 6 aastat ukselt uksele raamatuid. Ja ma olin siis seal 2300 inimese seas top 5% nii müügiinimeste kui ka juhtide seas. Et väga palju nagu nii-öelda saavutanud, teinud, aga kogu selle edu taga ikkagi mu elu rääkis nagu teist lugu. Et ja võib-olla sa tunned natukene ka ennast ära, et mina tegutsesin peamiselt distsipliini pealt, sest keha oli nii väsinud, et kuidagi need 20-ndad, eriti see USA töökultuur, kus ma väga palju olin, oli see, et kui sa oled haige, kas sa lähed arsti juurde või sa lähed tööle, muud varianti ei ole, on ju, sa magad siis, kui oled surnud. Ja väga nagu uhkelt ütlesin seda ja päriselt ka tundsin, on ju. Ja muidugi ma ignoreerisin oma terviseprobleeme. Ma olin isiklikult õnnelik, et mul menstruaaltsükkel lakkas mitmeks kuuks, see tundus nagu tüütu. Tegelikult on see nagu ohumärk, on ju, et halvenevast tervisest, aga ja mind valdas ka tohutu ärevus, et mõtted keerlesid pidevalt tähtaegade ja to-do listi ümber, et ma ei suutnud lõõgastuda ja saavutusi nautida, et kogu aeg ma pidin midagi tegema. Et kas sa on sul ka võib-olla mingeid sarnaseid kogemusi olnud, sa võid panna panna kommentaaridesse et kui sa oled ka midagi sellist kunagi kogenud. Ja Kertu ütleb, et vau, 17-aastaselt. Ja et kõva ralli on sul tegelikult ikkagi selja taga. on aga see hullult toetas mind, see 17-aastaselt, siis see kogemus aitas mul aru saada, mida ma tahan ülikoolis õppida. Et selle mõttes ma olen hästi-hästi tänulik, aga millele ma olen alati ikkagi kõikidele kogemustele tänulik, on ju, sest see nii palju õpetavad just need raskused, eks ole. Mina siis põlesin läbi lõpuks 2 korda järjest, vedas. Ja ma sain aru, et lihtsalt niiviisi nagu edu saavutamine ei ole seda väärt. Et kogu see raha, kõik need tiitlid, et see jättis mind sisemiselt nii tühjaks. Ja siis ma pühendasingi 6 aastat sellele, et leida nagu nauditavam, kergem, targem ja just naisena ja naiste kehadele mõeldud tee eduni ettevõtjana. Mhm. Ja siis oligi 5 aastat tagasi, kus ma siis tundsingi, et ma olen ise nii heas kohas endaga, et ma olen valmis ka teisi ettevõtjaid toetama. Ja siis liikusingi oma 5. äri poole, mis on siis praegult edu coaching ja koolitus. Ja võib-olla minu peamine taipamine kogu sellel teekonnal on see, et mulle on räägitud ja ma arvan ilmselt ka sulle on ju hästi palju aja juhtimisest. Ja seda ma tegin oskuslikult. Aga see on tegelikult kõige raskem viis edu saavutada. Eriti naisena. Et kuna meeste bioloogia
töötab rohkem, nii et okei, et tal on iga päev on suhteliselt sama, et on palju lihtsam seda nagu rangemat aega juhtida. aga naised, ükskõik mis vanuses sa oled, olgu sa ka postmenopausis, siis sa oled ikkagi tsüklilisem, sa oled voolavam, on ju. et aeg on piiratud, et sa nagu üritad valada võib-olla täis klaasi rohkem vett täis, on ju. et noh, see lihtsalt, sa ei saa juurde tekitada aega. aga energiat saad sa juhtida ja juurde tekitada. ja sellepärast just minu suurim taipamine ongi juhtida oma energiat, mitte aega. et sa saad ju taastada energiat, on ju. sa saad tõsta oma võimekust tunda rohkem energiat, et mõtle selle peale, kuidas oled hommikul nagu väsinud, vähe maganud versus see, kui sa oled hommikul saanud 8-9 tundi und, on ju. et sinu võimekus kogeda rohkem energiat, on ju. et ja minu arust üks müüt, mida mina uskusin pikalt ja sageli kuulen, on see, et äri kõrvalt ei ole nagu aega või on liiga palju aega, võtab see energia juhtimine, eriti oma tervise prioriseerimine. et ei ole lihtsalt aega selle jaoks, on ju. aga kui mina lõpetasin äri seadmise ja tervisest ettepoole, siis paradoksaalsel kombel seda rohkem kognitiivset ressurssi mul tekkis. seda loovam ma olin, on ju, ja seda vähema ajaga ma sain asjad tehtud. mul on praegult 2-aastane laps. eelmine aasta töötasin 3 päeva nädalas, ei olnud hoius ja väga nagu noh, ka pool päevas katkendlikult, on ju, ja mul oli kõige parema käibega aasta äris. ja puhtalt energia juhtimine, mitte ainult aja juhtimine. kõlab ülihästi. ja võib-olla veel üks nagu lihtsalt seda aru saada, miks see energia, miks me räägime täna ka nagu noh, tervise häkkimisest, energia juhtimisest, et minu laps ja mees on olnud siin nüüd talvel julgelt, ma arvan, 4 korda haiged pimedal ajal ja mina ei ole, minu immuunsus on tugev. jah, natukene tunned, et mõnikord, et ma saan aru, ma vaatan oma tulemusi, et keha võitleb ka viirusega, aga ma ei ole haige, on ju. ja mõtle, kui milline aja ja energia võit see on, et sa ei ole haige, on ju. eks ole, kui hästi sa ennast tunned ja et selle poole pealt minu arust tervise prioriseerimine annab sulle aega juurde. on ju. ja sellepärast ongi see just, et ka pimedal ajal talvel just energia tõstmine nii oluline ja ta on ka tegelikult minu lahutamatu osa minu edu coaching ust, et ma aitangi just naisettevõtjatel kahekordistada nende äritulemused ilma enda tervist ohverdamata. ehk siis ma kombineeringi niisuguse ärimentorluse strateegilise tervise juhtimisega. ja võib-olla ma nüüd küsingi, et kui paljud teist üldse tunnevad talvel väsinumana kui suvel või on kogu aeg sama enesetunne? et pane näiteks, kirjuta kommentaaridesse talv, kui sina tunned talvel on natuke vähem energiat. vaatan ka kommentaare. Me jõuame natuke alati viitega laivi läheb see meie Zoomikene, aga et jaa. Palju Ave ütles küll, et Avel on sama lugu nagu minul, et poole päeva pealt juba tunned, et energia on maas nagu. ja kuidas siis oma tegelikult stabiilset energiat hoida, eriti talvel. ja selleks ongi tegelikult niisugune biohäkkimine loodud. ja see on siis biohäkkimine on üleminek niisugusest üldisest tervislikust eluviisist strateegilisele tervise juhtimisele. mis see tähendab? omakorda on see, et sinu keha on unikaalne. Üldised soovitused on nagu võõra inimese prillid, on ju, et keegi teine näeb nendega hästi, sulle tekitab peavalu. ja enamik tegelikult tervisesoovitusi on loodud meeste ja uuringuid on loodud meeste bioloogia peal, on ju, ja tegelikult ka eduprintsiibid. et sellepärast biohäkkides sa erinevaid soovitusi sa testid enda keha peal ja kogud tagasisidet, see on hästi oluline, et läbi kehatunnetuse, terviseseadmete, mul on näiteks oorasõrmus, on ju, või erinevate testide, et aru saada, et mis sinu jaoks päriselt töötab. et see on tegelikult kõige efektiivsem viis aru saada. ja veel biohäkkimise tunnus on see, et see on ennetus ideaalis, mitte ainult tulekustutus. et sa ei oota, kuni tekivad sümptomid või haigused. eriti tänapäeva siis tervisemeditsiin, me räägime sellest natuke lähemalt ka, nad ravivad haiguseid, sa ikkagi saad tähelepanu ja teste
kui sa oled juba haige, on ju. Aga biohäkkimiseks sa tahad luua niisuguse sisemise ja välise keskkonna, kus haigustel on raske tekkida. On ju. Ja see põhifookus ongi, et eesmärk on olla energiline ja terve, mitte lihtsalt normis. Et meid on treenitud uskuma näiteks, et vereanalüüside need laboriväärtused, et siis on kõik korras, on ju. Tegelikult karm tõde on need, et need vahemikud alati ei peegelda optimaalset tervist. Need peegeldavad siis statistiliselt keskmist populatsioonist, mis on üha enam stressis, ülekaalus ja haige. Et on nagu, tegelikult on vahed, mida tähendab optimaalne vahemik ja see laborinormi vahemik, on ju. Ja tervikvaade ka, et sinu keha ei ole eraldiseisev organ ja tegelikult sinu ettevõte ei ole lihtsalt ainult see mingi, ütleme näiteks veebikool, on ju, et selle taga on ka inimesed, et sina eriti ettevõtjana ja ettevõtte juhina, on ju, et sina oled ka nii suur osa selleks, et on oluline näha seda tervikpilti ja biohäkkimine vaatabki nagu sind tervikuna, on ju, ja et leida siis sellised juurpõhjustele lahendused, aga niimoodi, et sa võib-olla ravid näiteks suu ära, aga tegelikult teed oma maksale liiga. Ma ei tea, antibiootikumid on hea näide, on ju. Et need lihtsalt tapavad kõik ära, neil on oma koht, need on vajalikud teatud hetkedel, aga see ei tohiks kunagi olla selline esimene nagu ravi, sest ta teeb nii head kui ka halba, on ju. Et see on hea näide. Nii, aga kui me liigume nüüd praktika poole, et kuidas siis praegu häkkida, et energiat tõsta. Et mul on paar niisugust head nippi. Ja hea oleks kuulda ka, kuidas sina praegult energiat tõstad talvel? Mis on sinu head häkid? Henri kirjutab, et tema sööb aastaringselt B12 ja Okei. tunneb ennast energilisena. Väga hea. Et kellel on veel mingeid ägedaid häkke? Et minu suurim viga, mida ma ka ise tegelikult tegin ja näen palju, eriti kui ma alustasin häkkimisega ja ma olen ka paljud ettevõtjad teevad, sa tahad niisugust hästi kiiret lahendust, sa ostad kokku toidulisandeid. Lion's Mane, Focuse, Segud, on ju, et saada nagu seda kiiret energiat, aga tegelikult teadmata, et kas sul seda keha vajab ja või kui palju, mis vormis. Ja mina lihtsalt uskusin turunduslubadusi ja ma tegelikult ma maksin oma, kui ma alustasin biohäkkimisega, ma kulutasin mingi 500 eurot kuus toidulisanditele. Ma tegelikult nagu väga palju energiat see ei tõstnud, sihuke segane, lihtsalt nagu uskusin ja lihtsalt soovitusi, on ju. Et ära tee nagu mina tegin. Ja mis on siis tegelikult, et kui toidulisandid muidugi on väärtuslikud, sest me lihtsalt toidu kvaliteet ja juba mulla kvaliteet on nüüd aastakümneid siin nii palju langenud, on ju. Pigem on küsimus on, mida ja kuidas valida, on ju. Seega esimene tegelikult samm ja see tegelikult on kõige kiirem, kõige efektiivsem viis, mida mina olen ka näinud, on teha vereanalüüse. Et näha, mida sinu keha kõige rohkem vajab ja siis vastavalt enda toetamine. Et ma näiteks just jaanuaris tegin, ma teen ise ka häkkin regulaarselt, ma just toitumispäevikuga vaatasin, mis mineraale ja vitamiine ma praegult saan. Kui ma suvel sain 93% vitamiinidest ja mineraalidest toidust, siis praegult talvel 83%. Juba langes, sest lihtsalt ma ei suuda salateid süüa praegult, need külmi toite, on ju, ja muidugi sellised valikud talvel on vähem, eks ole. Ja millised vereteste siis teha on ju, miks, kuidas neid tõlgendada. Et kuna meil täna on nii vähe aega koos, siis ma olen ekstra loonud tasuta väljakutse, mis algab 18. veebruar. kristeltool.com lehelt saad sa liituda täiesti tasuta, kus ma jagan sulle siis konkreetse listi vereanalüüsidest, mida iga aasta võiks teha oma energia tõstmiseks. Kus teha, kuidas tulemusi tõlgendada, et sa saad nagu kogu selle info sealt. Hea näide näiteks ongi ferritiini, kui me räägime siis nagu sellest laboriväärtustest versus siis, mis on optimaalne tervis, on ju. Et ferritiin on üks nagu rauavormidest, referentsväärtus Eestis on umbes 10–204, et see on siis see normi vahevik, on ju. Aga teadusuuringutest me näeme, et tegelikult terve inimese miinimum ferritiini tase peaks olema 50 ja ei tohiks olla kõrgem kui 100. See on täiesti nagu erinev sellest normi vahemikust 10–240.
204, vabandust. On ju. Ja sulle 2 toitainet, mis peamiselt sihukest ajuudu, et sa unustad asju ära ja kurnatust põhjustavad. Sa ei saa, eriti ka talvel võib-olla, ongi, mis juba mainiti, B12 ja raud. Et see on hästi nagu levinud, et B12 on vajalik just närvisüsteemi ja rakuenergia toimimiseks. Aga raua puhul jällegi see on see, et raud, ainult raua testimine see sõnaga on kõige ebakasulikum, sest see näitab sulle, palju sul on hetkel kättesaadavat rauda, aga on oluline testida ka ferritiini. See peegeldab siis rasvavarude tasakaalu ja ka transferiini. Et kui tõhusalt sinu keha rauda rakkudesse toimetab, siis kui palju see raud tegelikult imendub. Et neid 3 on tegelikult oluline testida, et sa saad selle tervikpildi kätte. Aga sellest me räägime jällegi, et aega jääda, me räägime sellest rohkem, räägin oma tasuta väljakutsel, et tule liitu, kristeltuul.com on ju. Aga et sa saad natukene nagu selle pildi kätte. Ja võib-olla ma tahangi kukutada ümber seda müüti, et tihtilugu ma kuulen, kui sa oled nagu kurnatud ja väsinud, on ju, et siis on soovitus, et puhka, on ju, et lihtsalt puhka, aga see võib olukorra hullemaks teha, kui sul tegelikult on vitamiinide ja mineraalide puudus, eks ole. Ja see on tegelikult väga taskukohane viis, on kas või seda B12 ja neid rauda testida. Nii, teine nipp, mida ma jagan oma ekraani, et sa näeksid ka paremini. Nii. Ma panen suuremaks. Ma pean vist panema slideshow'i, kas ma siis saan? Ja, töötab ilusti kõik. Aga jah. Kas keegi teab, mis asi see on? Mis siin pildil on? See on punase valguse teraapia. Et praegu on hästi populaarsed, et punase valguse LED-maskid näole, aga sinu tegelikult energia jaoks on vaja punase valguse teraapia paneeli, mitte maski, sest see tugevuse erinevus on erinevad natuke funktsioonid. Ja lihtsalt öeldes siis see punase valguse teraapia kasutab siis punast ja lähiinfrapunavalgust, lainepikkust, ja ta siis sihib sinu ta nagu toetab sinu rakke tootma rohkem nagu kütust, et kui rakk on nagu maja, on ju, ja et see maja oleks soojust, eks ole, ja mida paremini siis rakkudes, mida rohkem seda rakkudes seda kütust on, seda rohkem, seda kiiremini suudab ta ennast parandada ja tööd teha. Ja sina koged seda rakkude nagu head tööd rida kasulike toimeainetena. Sa oled energilisem, vähem põletikku kehas, leevendab lihas ja liigese valusid, kiirendab haavade ja armide paranemist, vähendab tselluliiti, aitab vähendada ärevust ja depressiooni sümptomeid, toetab libiidot, viljakust ja lihastoonust. Et nagu hästi palju kasulikke tegureid. Ja et sellepärast ongi, et sa saad võib-olla natukene aru saama, et valgus ei ole lihtsalt see, et sa nagu, et see nägemiseks on ju, et erinevatel lainepikkustel on, et see on nagu raviv efekt. Ja mida vältida on see, et ära vaata seadet õhtuti, räägin oma kogemusest, sest see annab sulle energiat, sul on väga raske magama jääda. Ja oluline ongi mitte vaadata otse valgusesse, vaid silmad kinni ja mitte olla liiga kaugel või lähedal, et see vastavalt, mis seade sul on, et see päriselt töötaks. Ja kust osta? Alati küsitakse mu käest. On olemas 2 nüüd stuudiot Eestis, Tallinnas, Fire and Ice ja Red Lux teraapia, ise otsige ülesse. Mina ei ole nende seal käinud, ma ei tea, ma ei saa mingit kasu selle soovituse eest, aga lihtsalt kuna seal on olemas siis see punase valguse nagu paneelid, sa saad kogemuse kätte, et isiklikult soovitan nagu minna, et näha, kas see on midagi sinu jaoks. Et minul on olnud paneel juba 7 aastat ja mul on lihtsalt kodus olemas. Aga saab ka osta Joov ja Hololife Center, et need on need 2 kohta, kust, kui keegi tahab osta, saab. Ja nüüd järgmine süke nipp, kui me räägime valgusest veel, eks ole. Kas kellelgi on selline lamp kodus? Teab, mis lamp see on, mis siin pildil on? Et sinu nagu aju töötab tegelikult lihtsa põhimõttel, et kui väljas on valge, on aeg olla üleval ja kui väljas on pime, on aeg magama jääda.
on ju. Ja sellepärast me talvel tunneme ennast väsinuna ka, sest vähe valgust on. Ja aju jaoks ongi pimedus, okei, oleme väsinumad. Et selle jaoks ongi hästi hea, kohe kui sa ärkad hommikul, panna kõikvõimalikult tuled põlema, et sa saaksid seda nagu silmadesse, seda eredat valgust, see aitab energiat tõsta. Ja me tihti alahindame seda, et mul on siin tuled põlevad, on ju, et see on nagu piisav. Aga no soovitan sul kontrollida, on olemas siis näiteks Lux Light Meter Pro. See on tasuta äpp, minul on Android telefon, see on lihtsalt, mis ma leidsin, mis siis mõõdab, kui palju sul tegelikult see Lux näitabki valguse eredust, kui palju sa saad, et ma näitan, ma ei tea, kui te ekraani näete, et sa pead panema siis ekraani oma silmade kõrvale, et niimoodi, niipidi, et näha, minul näiteks praegult näitab ainult 461 luksi. See peaks olema tegelikult paar tuhat. Et see oleks piisavalt nagu ere, on ju. Ainult, et mul on 2 lampi siin, mul on üleval laelamp, on ju. Ja see tegelikult on päris vähe. Ja sellepärast on olemas. Kui sa tunned, et sul on vaja, on olemas siis sellised, see kutsutakse SAD lambid, hooajalise afektiivsuse häire vastu. See on selline imelik nimi, aga SAD SAD lamp, kus on siis 10 000 luksi. Et selline lamp, sa saad panna selle töö oma arvuti kõrvale niimoodi, et silmad näevad seda ja kuni kella 12 näiteks töötab. Või hommiku söögi kõrval vaatad seda. Tihtilugu öeldakse miinimum 15 minutit, on ju, kuni kella 12-ni, et annab sükest energiat. Või pannagi panna oma see laud vastu akent, on ju, et sa saaksid siis päeval seda valgust. Eks ole. Nii, ja sama oluline on muidugi keskenduda ka õhtusele valgusele. Ja sest tegelikult nagu öeldakse, et sinu hommikus energia määrab suuresti ära, kuidas sa õhtu lõpetad. On ju. Ja kui sa õhtul vaatad veel töömeile, telefonis surfad, siis annab ajule nagu siukse segase signaali, siis see nagu telefoni ekraan, on ju, see kiirgab seda eredat päevavalgust ja see hakkab pärssima melatoniini. Melatoniin kutsutakse unehormooniks, aga tegelikult on võimas antioksüdant, mis aitab sul rakkudel uueneda ja ta aeglustab vananemist ja aitab sul nagu olla energilisem. Ja naised on eredale valgusele tundlikumad. 2024. aasta uuring, mul on siin selle ära mainitud, seda avastas, et 94% siis melatoniini pärsib, aga ka meestel ikkagi 83% on piisavalt kõrge, on ju, protsent, et seda eredat valgust vähendada õhtuti. Ja kuidas seda teha? On siis näiteks kasutada äppi Flux. See on täitsa tasuta Chrome liides. Ja ta ei ole siis Chrome, ta on nagu arvuti siuke äpp, mis siis automaatselt hakkab valgust, siis sinu ekraani valgust kollasemaks tegema, mida aeg edasi, vastavalt sinu ajatsoonile. Sa saad muuta oma telefoni ekraani punaseks. iPhone'il käib see 2 nupuvajutusega. Siin on õpetus, kuidas seda teha, aga minul on Android, mina kasutan Twilight äppi, täiesti tasuta. Automaatselt jällegi läheb mul ekraan punaseks siis minule pandud ajal. Muidugi kasutada lihtsalt kollaseid valgusega põrandalampe, küünlaid või soolalampe, on ju, et need kõik ka, et mida lihtsalt, see on siis 1-2 tundi enne magama minekut, et võimalikult vähe valgust ja võimalikult kollast või punast valgust tahad kasutada. On ju. Ja viimane süke, just tänagi väga palju oli see vereanalüüsid ja väga palju just keskenduge just sellele valgusele, et sa saaksid nagu mõelda, et see ei ole lihtsalt nägemiseks, on ju, et sa näeksid seda suuremat pilti ja valgust hästi palju erinevaid ägedaid lihtsaid häkke on selle jaoks. Ja viimane süke häkk on punase valguse prillid. Kutsutakse sinise valguse blokeerivaks prilliks ametlikult. Kas kellelgi on olemas läbipaistvad prillid, on olemas kollased, oranžid ja punased. On ju. Sest miks teha 1 prillid, kui saab teha 4 prilli, on ju. Turunduse jaoks eriti. Et minul on ka olemas. See on mul üks lemmikuid häkke. Ja
Need on siis hästi mugavad pannagi tund-kaks enne magama minekut ette ja kui sul on vaja olla arvutis, kui sa oled eriti ööinimene, minu mees näiteks on öökull ja tuleb energiat, ta tegelikult on silmadel ikkagi ärritav seda eredat valgust õhtuti vaadata, et talle hullult meeldib seda kasutada. kui sa tahad telekat vaadata, on ju, sa lähed restorani kuskile välja, paned need ette, et see aitab jällegi sul nagu seda mitte nii palju melatoniini pärssida, aga samas sa saad nagu ongi nautida elu ja teha, mis iganes sa soovid, on ju. et hästi mugav selline noh, ja hästi hea viis tehnoloogiat ära kasutada, on ju, et oma keha toetada, aga ka elu nautida. ja siis 2021. aasta seesamas uuring, mis mul siin slaidil on, need vaatasid siis 24 uuringut ja nad praegu on sul selle slaidil või? ma vaatan, et see prillidega mees on vaata slaidil näitab. ja siin all on okei okay., kui ma Okei. jagan slaide, see on Ah. siin võib-olla lihtsalt kropib ära. Mhm. aga et vaadata siis 24 uuringut ja leiti, et need prillid märgatavalt parandavad und isegi unetuse all kannatajatel. et tasub proovida, on ju, kui keegi soovib, aga samas saab alati alustada sellest, on ju, et sa lihtsalt muudad need eelmised häkid. ja jälle mult alati küsitakse, kust osta. Sellepärast ma jagan, et on Eestis täitsa bränd Ion 5 olemas, mina tean omanikku, küsisin ekstra teie jaoks ka sooduskoodi. Kristel annab siis 8% alla, et saate sealt, kes tahab proovida. Soovitan kindlasti siis mitte kollaseid, vaid siis oranže või punaseid prille, on ju, et need on õhtuseks. et isiklikult need päevased, need läbipaistvad, need on jah, kui sul on tõesti päeval pea hakkab valutama hästi palju ekraani taga, et siis võib olla hea, aga need, kui peaks valima, siis ikkagi kõige efektiivsemad ja raha väärt on need õhtused prillid. vot. ja kes tahab minuga ühenduda, siis Instagramis saab teha seda ja LinkedInis. kristeltuul.com on minu koduleht ja ma tahaks võib-olla lõpetuseks öeldagi, et mina nii usun, et sinu ja su äri jaoks sihuke järgmine tase just läbi siukse suurema kerguse on hakata juhtima rohkem oma energiat, mitte ainult aega. et see on see viis, kus sa saad 2 korda paremad töötulemused ilma enda tervist ohverdamata. pigem on nagu tunnedki, et et sa suudad rohkem ära teha vähema ajaga. ja selle jaoks on siis hästi efektiivne viis on siis enda unikaalsest kehast lähtuvalt just teha need vereanalüüsid ära, on ju, et aru saada, mis tuge su keha vajab. see on kõige kiirem, odavam tegelikult viis siis teada, mis toidulisanditega ennast hästi ruttu nagu toetada saad. ja teine häkk on siis optimeerida valgust ja kasutada siis valgust ära enda kasuks. see on minu poolt kõik, täpselt kell on pool nii tore ja hea meelega vastan küsimustele, kui kellelgi on. praegu hetkel tundub, et küsimusi pole. ja kui sul on küsimus tekkis siin praegu, siis kindlasti kirjuta siiasamma kommentaariumisse see küsimus. ma usun, et Kristelil on nii palju energiat, et ta leiab mingi aeg siis aega ja tulla vaadata neid küsimusi siit kommenteeriumi alt ja saab siis tulla äkki vastata. et ja, super hea nagu jõukohased tegevused, millele tähelepanu pöörata, et aitäh sulle sellise ja, mõnusa praktilise asja eest. Mina näiteks ei teadnud neid asju, seda valguse värki ja prille, et väga kihvt. ja palun. nii et mõnusat reede jätku kõigile ja aitäh, Kristel, aitäh kõigile ja kohtume jälle uuesti veebikooli kanalis reede hommikul kell 10. Tada!